Valitsuse ja ülemkohtu vaheline võitlus Iisraeli meedia ja uudiste tuleviku üle jätkub. Iisraeli ülemkogus on ajutiselt külmutanud vastuolulise meedia ümberkorraldamise seaduse, mille Knesset eelmisel nädalal vastu võttis. Seaduse eesmärk on koondada riigi kontroll televisioonivõrkude üle ning see on vahetult enne oktoobris toimuvaid üleriigilisi valimisi vallandanud suure põhiseadusliku võitluse. Mõned seaduse peamised punktid hõlmavad reeglite kaotamist, mis eraldavad kanalite omanikud toimetusest. See on standard paljudes vabapressiga riikides, mis võimaldaks omanikel mõjutada või isegi dikteerida uudiste sisu. Seadus püüab rahast ilma jätta sõltumatu avalik-õigusliku ringhäälingu pani ning asendada sõltumatud meediavalvurid uue nõukoguga, mille määravad ametisse poliitikud. Ülemkohus peatas seaduse, öeldes, et see võib enne valimisi põhjustada demokraatiale pöördumatut kahju. Valitsus peab nädala jooksul kohtule vastama. Nüüd liitub meiega selle teema arutamiseks Amir Vaidman, Likudi partei libertaarse fraktsiooni juht. Aitäh, et liitusite meiega selle üsna vastuolulise teema arutamiseks. Miks me näeme, et seda praegu vahetult enne valimisi läbi surutakse? Pean ütlema, et teie selle seaduse käsitlus on täiesti vale, vabandan, aga pean ütlema, et see on 100% vale. See pole mitte ainult vale, vaid tegelikult on see täiesti vastupidine sellele, mis tegelikult toimub. Sion. Hämmastav. Võib-olla saab meile selgitada, kuidas asjad tegelikult on? Ma selgitan, aga ma lihtsalt ütlen, et on hämmastav näha, kuidas meedia kujutab turu avamist, deregulatsiooni ja seda, et igaüks võib sisuliselt teha, mida tahab, kui valitsuse kontrolli tsentraliseerimist meedia üle. Ausalt öeldes on hämmastav, kuidas sa seda esitlesid. Ja mina esitlesin selle nii. Mul pole sõnu. Nii et faktid on väga lihtsad. Fakt on see, et see seadus teeb täpselt vastupidist. See lubab kõigil vabalt ja peaaegu ilma igasuguse reguleerimiseta luua ükskõik millise meediakanali, kuidas nad soovivad. Ja nad saavad teha, mida iganes tahavad. Ja just see ongi vabaduse mõte. See ei ole valitsus, kes kehtestab reegleid, regulatsioone ja sisu vastavalt oma äranägemisele ning surub seda või teist meediakanalitele peale, vaid tegelikult saavad nad teha, mida tahavad. Kas nad kontrollivad või ei kontrolli, see pole oluline. Vabaduse mõte ongi selles, et inimesed, antud juhul ringhäälingu organisatsioonid, teevad seda, mida nad tahavad. Ja valitsusel ei ole õigust sekkuda ega dikteerida kanalite poliitikat. Olgu see siis hea või halb. Ja siis juhtubki see, et mõned meediakanalid hakkavad toetama valitsust, teised on valitsuse vastu, ühed on vasakpoolsed, teised parempoolsed, eks. Keda see huvitab? See ei ole valitsuse asi. Õige, just seda see seadus saavutabki. Võtame selle lahti. Kõigepealt küsin sinult, miks peaks reform, mida esitletakse kui riigi sekkumise vähendamist, andma riigile tegelikult suurema mõju ringhäälingusüsteemi ja selle reguleerijate üle, kes hakkavad süsteemi reguleerima? Seal saavad olema poliitikud. Valitsus, sest regulaator lõpetab reguleerimise. Just see ongi asja mõte. Saab olema väga, aga see annab palju rohkem. Sa annad neile rohkem regulatsioone. See pole oluline. Kuule, sa võid seda arutada ja võib-olla see on vale, võib-olla oligi. Nii et see on ebaoluline punkt, mida sa ei. Sest kui regulaatori võim on liiga... Hakkab meediat reguleerima. Absoluutselt. See ongi täpselt see. Ei, sest kui regulaatoril ei ole tegelikku võimu reguleerida, mis ongi täpselt nii, sest kõik sisuga seotud kohustused on olemas. Nii et kui regulaator ei hakka reguleerima... Mida ta siis teeb? Põhimõtteliselt mitte midagi. Tõde on see, et praegusel hetkel... Nii et eemaldate sõltumatud meediavalvurid ja asendate need järelevalveorganiga, mis tegelikult ei hakka reguleerima. Nii et reguleerimist ei toimu. Meediat ei reguleerita praegu. Kehtiva seaduse järgi ei tee järelevalveorgan peaaegu mitte midagi. Ja nüüd, see vähene reguleerimine, mis veel alles on, sinna tuleb poliitiline mõju selles mõttes, et selles organisse määratakse esindajad, keda nimetavad poliitikud. Ja siis, kui regulaatoril endal pole peaaegu mingit jõustamisvõimu, siis mis vahet seal on? Kas sa saad aru, mida ma mõtlen? See on ebaoluline. Nii et inimesed tegelikult, nüüd kui sa minult isiklikult küsid, siis ma arvan, et ma olen sinuga nõus selles mõttes, et see oli tarbetu. Olgu minu arvates, oleksin ma olnud rahul, kui eelmine organ oleks jäänud nii, nagu oli. Aga see on teisejärguline, tegelikult isegi mitte teisejärguline. See on kolmandajärgu küsimus, sest oluline on see, et regulaatoril pole enam sisuliselt mingit jõustamisvõimu. Seega pole vahet, kes reguleerimise eest vastutab, kui reguleerimist sisuliselt enam ei ole.
ja see ongi asja mõte. ja seetõttu juhtubki see, et meil saab olema palju avatum meediamaastik kui praegu, kus igaüks saab teha põhimõtteliselt kõike, mida tahab. Ja just seda me tahamegi saavutada. Kas see reform on täiuslik? Ei, see ei ole täiuslik. Olen nõus. On paar probleemi, aga need on tõesti tühised, need jäävad äärealadele. Kas me peaksime neist asjadest tulevikus vahti saama? Tõenäoliselt küll, aga see pole oluline. See on nagu tegeleda 1% probleemist, kui me lahendame 90% probleemist. Täpselt seal me praegu olemegi. hästi, Amir Vaidman, aitäh, et tulite ja jagasite oma vaatenurka, me hindame seda väga. Aitäh!